Kersti, annan sõna sinule. Tere hommikust! Mina olen siis Kersti ja töötan Merit tarkvaras ja tahaksin siis rääkida toredatest asjadest, mis on meie tarkvaras võimalik kasutada. Tänane seminari teema oligi, kuidas tarkvaraga muuta oma elu mugavamaks. Ja siis meie 2 tähtsat toodet on Merit Activa, millega saab teha siis raamatupidamist ja Merit Palk. Need mugavusasjad, mis on siis Merit Activas ja Merit Palgas, nendest ma tahaks rääkida. Merit Activa üks kõige tähtsam asi on e-arved. Meil on need e-arved juba ammu. Ja ma eile ettevalmistades vaatasin siis järele, et millal e-arved said kohustuslikuks eelarvelistele asutustele. Ja see oli siis 1. juulil 2019, see tähendab siis 5 aastat tagasi. Sel ajal oli ka Merit Activas juba e-arved olemas, aga kui me vaatame praegust olukorda, siis ikka äriühingud ei ole neid väga aktiivselt kasutama hakanud. Miks see e-arve on siis väga hea? E-arve on sellepärast hea, et see, kes arve saadab, see sisestab sinna arve peale kogu info ja see, kes arve vastu võtab, temal on juba kõik info olemas. Tema lihtsalt peab jagama seda siis oma kulukontodele. Ja nüüd, kuna infot sisestatakse üks kord, väheneb töö hulk, väheneb vigade hulk ja nii edasi. E-arved on tegelikult tasulised, aga need ettevõtted, kes kasutavad Merit Activat, need saavad omavahel vahetada e-arveid tasuta. See tähendab, et meil on Merit Activas teevad raamatupidamist umbes mingisugune 70 000 ettevõtet ja nemad saaksid omavahel saata ja vastu võtta e-arveid tasuta. Ja minu sõnum kõigile on, et kasutage seda tasuta võimalust, et see on ju olemas, et miks siis mitte. Teistpidi alati raamatupidajad muretsevad, et kuidas nad teavad, et see arve on ikka õige. Ja Merit Activas on olemas ka kinnitusring. Te saate selle saadud arve saata ettevõtte juhile või kellele, kes selle teemaga just tegeleb, kinnitamiseks. Nii et ka seda kartma ei pea, et ka kinnitusring on olemas, et selle poole pealt on kõik hästi. Järgmine tore asi on otseühendus pankadega. Otseühendus on meil siis LHV, Swed, SEB ja Coop pangaga. Nad on siin sellises järjekorras sellepärast, et niimoodi nad kunagi tekkisid. LHV oli kõige esimene, sellele järgnes Swed, siis SEB ja Coop siis liitus viimasena. Ja otseühendus tähendab siis seda, et panga väljavõte jõuab siis pangast otse Merit Activasse. Ja Merit Activas, kui te olete ära koostanud maksekorraldused, siis vajutate ühte nuppu ja need maksekorraldused jõuavad kohe panka. Pangas muidugi tuleb maksekorraldused veel PIN-2-ga allkirjastada, ega raha ennem ära ei lähe, seda nagu kartma ei pea. Siis järgmine tore asi on käibedeklaratsiooni edastamine masin-liidestusega Maksuametile. See võimalus tuleb siis teha siis saadavaks nii Maksuametis kui ka Merit Activas. Selle käimapanemine on üks kord ja edasi on käibemaksudeklaratsiooni saatmine Maksuametisse lihtsalt üks hiireklahv. Et aeg-ajalt siin raamatupidajad on õnnetud, et nad ei saa oma deklaratsioone tähtaegselt esitada, sest Maksuameti lehel on nii suur ülekoormus, et nad ei pääse sinna sisse. Aga kui teil on otseühendus käivitatud Meritis, siis te vajutate nuppu ainult Meritis ja te ei pea isegi Maksuameti lehele minema ja see deklaratsioon on juba seal Maksuametis olemas. Peale selle on siis Meritit võimalik liidestada teiste tarkvaradega, sealhulgas Kukuga, kellega me täna siis teeme sellist toredat veebiseminari. Lisaks saab siis API abil tuua andmeid dokumendi digiteerijatelt. Seal on siis Postpocket, Envoice, Fitec
Samuti on võimalik API-ga tuua andmeid müügitarkvaradest, veebipoed, mingid kassatarkvarad ja need dokumendid jõuavad Meritactivasse. Meie teine tore toode on Merit Palk. Kui varem sai Merit Palka töötajate isikuandmeid ja lepinguid importida töötamise registrist failiga, siis nüüd on võimalik neid pärida, et mingisuguseid faili salvestamisi ja importimisi enam vaja ei ole. Klikite nuppu, andmed uute töötajate ja lepingute kohta jõuavad Merit Palga programmi töötamise registrist. Merit Palgas on samuti pangaautomaatika olemas. Me saame siis, kui palgad on välja arvestatud, töötasu väljamaksmiseks tehtud maksekorraldused saata otse panka. Jälle samamoodi LHV, Swed, SEB ja Coop. Teistesse pankadesse saab maksekorraldusi importida failiga. Ning ka DST aruannet on võimalik siis masin-liidesega saata otse Maksuametisse. Nii samamoodi nagu käibedeklaratsiooni sai saata. Ka Merit Palgas on API-ühendus ja API-ühendus kõigepealt siis tuleks käima panna Meritactiva endaga, sellepärast et siis on võimalik pearaamatukannet saata otse Merit Palk programmist Meritactivasse. Lisaks saab API-ga tuua Merit Palga programmi andmeid tööaja arvestustarkvaradest, puhkuste andmeid ja palgaarvestusega seotud andmeid. Et meil on sellised toredad automaatikad ja nüüd ma tahaks näidata siis mõnda pilti ka. Esimene pilt on siis meil tehtud müügi- ja ostuarvete kohta. Andmed on võetud selle aasta veebruarikuust, 2024 veebruar ja kõigepealt siis müügiarvete info. Siin on näha esimeses tulbas, kui palju müügiarveid Meritactivas veebruaris tehti. Teine tulp näitab, kui palju nendest oleks saanud saata e-arvena ja kolmas näitab, kui palju päriselt saadeti. Ja siin minu sõnum on see, et te ei pea tegema mitte midagi täiendavalt, ei ühte kiire klikki ja juba on võimalik seda saadetavate e-arvete arvu suurendada. Et isegi need, kellel on see e-arve võimalus aktiveeritud, ka nemad ei kasuta veel kõik seda ära. Et väga tahaks julgustada raamatupidajaid. Kasutage seda, see on tegelikult väga hea. Te olete sellega hea enda vastu ja hea ka oma partneri vastu, kes võtab selle arve vastu. Teised kaks tulpa näitavad ostuarvete kohta statistikat ja esimeses tulbas on siis, kui palju ostuarveid veebruaris Meritactivas oli sisestatud ja nendest 30% oli tulnud siis nagu automatiseeritud, kas siis e-arvena, kas siis digitaliseeritud teiste tarkvarade poolt või siis API-ühendusega. Et 30% kõikidest Meritactivasse sisestatud arvetest oli siis tulnud e-arvena. Nüüd järgmine pilt näitab siis käibemaksu kohta andmeid. Me vaatasime oma andmetest ja nägime, et Meritactivas siis veebruaris oli tehtud üle 10 000 käibemaksu deklaratsiooni ja nendest siis otse Maksuametisse selle masin-liidesega oli saadetud 21%. Et ma väga julgustan, et hakake seda kasutama, et selle käibedeklaratsiooni info saatmisega saadetakse ju info arvete, numbrite, kuupäevade ja summade kohta. Keegi ei näe seal arveridu ega midagi, et kasutage kindlasti seda masin-liidese saatmise võimalust. Et potentsiaal on võimas
inimesed saaksid väga ennast säästa, raamatupidajad säästa, et kasutage seda, et see on minu sõnum, et olge enda vastu head. Et nüüd ma annaksin sõna siis Margotile. Aitäh Kerstile Meriti ülevaate eest ja vaatame siis natukene ka, mida Uku omalt poolt tarkvarana võimaldab, et teie elu lihtsamaks teha. Uku on tarkvarana loodud ennekõike finants- ja raamatupidamistiimide vajadusi silmas pidades. Aga tegelikult sobib Uku ka väga hästi teistele teenuseid pakkuvatele ettevõtetele. Näiteks meil on kliente ka koolitusvaldkonnast, konsultatsioonivaldkonnast. Et mida Uku teil aitab teha on see, et ta annab teile hästi ülevaate, missuguseid erinevaid ülesandeid on vaja erinevatele teie klientidele täna teha. Ja siin ongi võimalik ka ilusti aega mõõta nende ülesannete juurde, mida te siis klientidele teete. Ehk siis kõik, kes tegelikult soovivad jälgida, kui palju ja mis tööd nad on oma klientidele teinud, saavad Ukut enda kasuks kasutada. Et mida Uku aitab teil teha ongi see, et ta aitab hästi kerge vaevaga panna käima sarnaseid projekte ja aitab teil kergesti hallata korduvaid ülesandeid. Kõiki neid ülesandeid, mis korduvad iga kuu, iga nädal, iga aasta, Uku aitab teil neid ise meeles pidada, mida on mis hetkel vaja teha. Lisaks sellele, et iga inimene näeb oma töölaual neid ülesandeid, mis tema peab tegema, on Ukus võimalik ka oma töid jagada kolleegidega. Ma saan suunata ülesandeid kolleegidele, ma saan neile kirjutada siin sõnumeid, me saame koos märkida alamülesandeid tehtuks. Ning ma saan ka siin niimoodi mõnusalt öelda, et teate, ma võtan selle ülesande endale ja vabastan oma kolleegid sellest murest. Väga lahe on see, et Ukut mitte ainult ei saa jagada kolleegidega, vaid ma saan neid ülesandeid jagada ka klientidega. Et Ukul on olemas kliendiportaal ja ma saan suunata ülesandeid kliendiportaali ja paluda siis kliendil näiteks üles laadida dokumente, saata mulle infot palgaarvestuseks, mis iganes muud regulaarset infot mul on vaja neid iga kuu näiteks korjata. Ja ma võin seda infot korjata ka loomulikult e-maili automatiseerimise kaudu, saates Ukust neile e-maili. Kui ma nüüd kliendiga muidugi siin ülesande all koos tööd teen, siis saab ka klient märkida, näiteks missugused dokumendid ta on juba leidnud ja üles laadinud. Ja kui klient on mulle siia ülesande külge laadinud dokumente, siis ma saan need siit ka väga mugavalt saata digiteerimisse, kas näiteks Costpocketisse, Envoice'i või tegelikult ükskõik millisesse teise tarkvarasse, kuhu käib dokumentide saatmine e-maili peale. Kui me nüüd Ukut kasutame, mõõdame ilusti aega, kui palju tööd me kusagile teeme, siis Uku hakkab teile näitama, kus te teete tööd rohkem, kui te olete kliendile lubanud, et te teete, ja kus te teete vähem või kus te teete kokku lepitud mahus. Siin on nüüd toodud näide sellest, kuidas Uku võrdleb logitud tunde nende tundide vastu, mis te olete Ukusse sisestanud, et te kliendi jaoks tööd teete, ja kannete arvu vastu. Aga tegelikult saate te siia tabelisse lisada ka teistsuguseid mõõdikuid, ostuarveid, müügiarveid, palgalehti, neid mõõdikuid saate te ise välja mõelda ja Ukus kasutusele võtta. Lisaks saab Uku raportite alla ehitada omale komplekti korduvkasutatavatest raportitest. Näiteks, kui ma tahan vaadata eelmise kuu töömahtusid, millistele klientidele, kui palju erinevat tüüpi tööd sai tehtud. Ma võin tahta jälgida näiteks selle kuu ülesandeid, kui paljud on hilinenud ja mis on hilinenud. Ma saan aidata oma tiimil sedasi järje peal püsida, et õigel hetkel ei jääks õiged ülesanded tegemata. Või siis, kui mul on näiteks uued kliendid liitunud, ma saan teha endale raporti, kust ma saan ühe klikiga lihtsasti jälgida, kas uutele klientidele lubatud ülesanded saavad õigeaegselt tehtud, kas miski on hakanud hilinema. Ja loomulikult saab Uku raporteid veel rohkemakski kasutada, et ma võin ka siin näiteks vaadata konkreetse ülesannete tööde seisu, mis staatuses on mu aastaaruanded, mis ma olen lubanud klientidele teha. Ehk siis ma saan tegelikult Uku raporteid kasutada väga erinevalt, jälgida tööde seisu, jälgida tehtud tööde mahtu
ja ma saan hakata ka Ukus ajakirjaid märkima arveldatavateks, mittearveldatavateks ja ka lisatöödeks. Kui ma näiteks tahan välja tuua, et mingid tööd, mida ma tegin kliendile, ei olnud standard kokkuleppe osa ja ma tahan nendest võib-olla eraldi raha küsida. Ja vaatame siis korraks ka arveldamise varianti. Ja kuna meil siin monitooringu all oli ka juba see kannete arvu näide toodud, siis arveldamine on üks nendest aspektidest, kus Uku teeb väga mugavalt Meritiga koostööd. Meriti liidestusest on võimalik Ukusse importida kliente, uuendada eksisteerivate klientide andmeid, importida uusi kliente ja on võimalik importida ka kannete arvu, mis te olete Meritis teinud. Ja te võite seda teha automaatselt iga kuu kindlal päeval või siis te võite ka seda kannete arvu igal ajahetkel uuendada. Ja mis siis Ukus juhtub, kui te kannete arvu sisse impordite? On see, et Uku tekitab ülesanded ja nende ülesannete sees on see kannete arv kirjas iga kuu põhiselt. Ja Uku märgib ka need ülesanded automaatselt tehtuks, nii et need tegelikult teie töölaual isegi ilmuma ei pea ja töötajaid segama ei pea seal töölaual, et ei pea neid ise minema eraldi tehtuks märkima. Ja nüüd, kui me soovime kliendile esitada arve töödeldud kannete ja tehtud tööde eest, lähme siin näiteks ühe kliendi alla, siis temal on Ukus arveldamise all seadistatud leping. Ja siin lepingus on defineeritud kõik tooted ja teenused, mida talle pakutakse. Meil on siin püsihinnaga raamatupidamisteenus, meil on defineeritud, et me küsime kannete põhiselt talt raha ja siin võib olla ka konsultatsioone veel lisatundide eest ja ka muid tooteid, teenuseid, mis te olete oma kliendiga kokku leppinud, kuidas te hinnastate. Ja kui see on teil nüüd siin lepingus defineeritud, siis see on see koht, kus järgmine automaatika muudab teie elu palju lihtsamaks. Uku hakkab neid arveid iga kuu kohta teie eest automaatselt genereerima. Ehk siis täna, kui me oleme augustikuus ja meil on augustikuu on veel lahtine ja siia kindlasti tekib veel kulusid ja tuluridasid juurde, siis meil on ikkagi see arvemall tööstaatuses juba olemas. Ma saan iga ajal hetkel vaadata, kui palju mul on juba augustikuuest kliendile võimalik arveldada. Aga juunikuu on meil juba ammu lõpetatud ja siin ongi siis näidisarve sellest, kuidas meil on raamatupidamisteenuse eest väike püsitasu lisatud, kuna tegemist on meil pisikese kliendiga ja ka kannete eest on tehtud väike arverida. Ja seda arvet on meil võimalik ka Meritisse saata. Ehk siis kinnitame selle arve ära, ütleme koosta ja ekspordime selle Merit Activasse. Ja siin me näemegi ilusti, et see on nüüd eksporditud Merit Activasse. Kersti, kas sa soovid korraks võtta ekraani üle, kuniks sa märgid seda arvet makstuks Meritis või sa lihtsalt märgid ta nüüd taustal salaja makstuks ära? Ma lähen ja märgin ta nüüd salaja makstuks ära. Hästi. Kersti märgib selle, just ootame, kuni Kersti märgib selle Meritis makstuks ja siis ma saan teile näidata ka, kuidas see arve staatus tagasi Ukusse jõuab. Et tegelikult tõmbab Ukuga kord ööpäevas neid arve staatuseid automaatselt sisse, et seda ei pea üldse käsitsi uuendama, aga täna siin seminari puhul siis teeme kiirelt selle kliki ära ja ärme jää ootama seda automaatset tööd, millal see taustal jookseb. Ja see käsitsi uuendamine on ka hea võimalus, et teinekord võib-olla, kui ta arvete staatuseid kontrollite, ei ole võib-olla veel see automaatne töö jooksnud, et siis saate igaks juhuks käsitsi üle uuendada, kui soovite, enne kui kliendile kirjutate ja meelde tuletate, et arve vajub tasumist. Nii, vaata siis sina nüüd, Margot, mis siis sinul juhtus? No nii, vaatame nüüd uuenda staatust Merit Activast. Impordib arvet ja makstud. Siin me siis ilusti näemegi, et see arve on täna 10.23 Meritis makstuks märgitud. Ja Ukus ongi siis siin arveldamise all on ka kõikide arvete nimekiri, kus saab siis ilusti ka jälgida kõikide oma arvete staatuseid ja filtreerida, et mis see makstud, mis ei ole makstud.
ja saab erinevate perioodide kaupa neid vaadata ja ilusti siin lõpus on ka arvete kogusummad toodud, et te saate siis kuu kaupa vaadata, kui palju te olete tööd teinud. Ja Ukus on ka varsti välja tulemas veel täiendavad raporteid arveldamise kohta, aga nendest räägime siis juba kunagi hiljem, kui need päriselt olemas on ja saame teile seda ilusat pilti näidata ja jagada ka. Kuidas või kust saab Ukut Meritiga üheldada? Nii, ma kohe näitan. Mul on siin see Uku veel ilusti lahti. Ukus on olemas seadete ja äppide all. Ühesõnaga, see liidestamine käib Uku poolelt. Ukus on seaded ja äpid, siin allpool menüüs on valik näha ja siin, kui nüüd see seadetesse äppidesse tulla, tuleb rullida allapoole seda vaadet ja siin on integratsioonid. Ja integratsioonide all on kohe esimesena meie pikaajaline hea partner Merit ja siit saabki siis aktiveerida äpi ja siit impordi valiku alla tekivad ka siis need väljad, kus sa saad oma Meriti kontoga sisse logida, et ära liidestada. Et ma tahaks siis omalt poolt öelda, et Merit Activas te teete API-võtme ja see API-võti läheb sinna Uku keskkonda ja ongi ühendus loodud. Et see ongi see müstiline API. Ja jällegi hea meelega aitame ja on ka juhiseid meil olemas. Nii, palun rääkige pisut Uku kliendi toest. Hea meelega. Meil on olemas Uku kliendi tugi ja Uku tootes sees on olemas väike vestlusmummukene all paremas nurgas. Ja sinna vestlusmummukesse võib julgelt kirjutada. Meil on Uku kliendi toes on päris inimesed, kes loevad, mida te sinna kirjutate. Ja me oleme tööpäeva sees kogu aeg aktiivselt olemas. Muidugi palun mõistvat suhtumist selle koha pealt, et meil võib olla mitu inimest, kes vajavad korraga abi ja siis me võib-olla ei jõua kohe paari minuti jooksul teie murega tegeleda, aga me kindlasti tööpäeva jooksul tegeleme. Ja kui te vestlusaknasse ei soovi kirjutada, siis tegelikult meil on kodulehel olemas ka telefoninumber ja e-maili aadress, kuhu poole võib pöörduda. Meritil on samuti klienditugi ja meiega saab siis ühendust võtta nii telefoni teel kui ka selle vestlusmummuga, kui siin siis tsiteerida Margot, et chati aknas ja on võimalik ka saata e-mail. Et telefon on kõige kiirem, aga siis chat on ka päris kiire. Meil on klienditoes iga päev mitu inimest, puhkuste ajal küll veidi vähem, aga tavapäraselt on meid seal päris palju ja me suudame päris kiiresti vastata. Et olge julged küsima. Aga aitäh ja aitäh Kersti sulle! Aitäh sulle, Margot, et sa kutsusid meid siia ja siis olge raamatupidajad julged ja pange need automaatikad tööle. Te võidate aega ja saate teha tarka tööd, mitte rutiinset ja igavat. Just, las me aitame teid. Just. Olge terved, kõike head. Kõike head.